kell on 5:30 hommikul. Komberdan siin kuidagi. Eile on just siin Coopi ees ja selja taga kuskil Coop. Kuskil seal on. Ja mõtlesin sellel hetkel, mis on hetk enne bensihüpet Macao tornis, 2,3 meetrit peas asfaldi suunas. Ja see viimane hetk on täielik ükskõiksus. Täielik selline, mul on savi kõigest, eks ju. Ja mõtlesin, tahaks seda tunnet uuesti tunda. Ja täpselt läksid mingid loetud hetked mööda ja ma kukkusin väga rängalt ja kuidagi natuke kaarega. Nii et oli nagu mingi veerand sekundit või midagi sellist, mille jooksul ma tõepoolest tundsin sedasama ükskõiksust. Aga siis kui ma seal pikali maas lavasin, pildi võttis eest midagi ära ja siis keegi tuli kohe aitama ja ma ütlesin, et minge ära, ma ei taha. Siis ma tõesti ei taha, et mind aidatakse, mulle see ei meeldi. Ja siis ma sain ennast istuma ja see oli nii kohutavalt valus, ma hakkasin nagu hingeldama, et see valu nagu ära läheks. Siis tuli ka keegi ütles, et ma saan infarkti sellepärast, miks ma olen maas nagu istun poes, eks ju. Siis ma ütlesin, et ma kukkusin just ja ma kodusin püsti, et kõik on korras. Aga see tegelikult päris meeldivad, inimesed ikkagi tulevad. Aga jah. Et mis ma kukkusin, mul on tavaliselt elus, ma hakkan natuke pikali kukkuma, kui mingisugused muutused. Väga palju on elus olnud, et ma lihtsalt täna lihtsalt rahulikult pikali kukkuma. Ja enne ka olnud mõned korrad elus ja see on siis, kui mingisugune ebameeldivus või mingi ränk muutus muutab. Ja praegu on see ränk muutus see, et ma pean järgmine nädal tagasi Tartu Ülikooli minema. Mida viliseda ei tahaks, sest paljud tahaks minu asemel olla, aga jah, see on selline mõnus. Oli koroonaterror ja siis on see nõndanimetatud liberaalide terror ja see on selline ängi ja valu tekitav koht. See on ka minu väärtused ja maailm ei toimu nagu väärtuste põhjal, maailm toimub. Otsustab asju jõud. See on see Delta maja, õuduste maja. See ebameeldiv kogemus, kus eesti keelega tegelevad inimesed, kes vihkavad eesti keelt, ise eesti keelt ei räägi. See on täielik mingi Kafka. Olgu ma ei kukkuda, mul on tegelikult käsi jumalasta valus, ma kukkusin vastu külge ja ma jään kätt üleval ja tõesti tõsi valu on täiesti, ma ei tea. Jällegi mastivad nagu väga minna ei taha, aga vaatame paar päeva. Ühesõnaga, väga ilus, mul on üks asi, mis mind väga õnnelikuks teeb, ongi need hommikused jalutuskäigud. Õhk on karg, inimesi pole. Ja maajõgi. Ja see on tõsi, mind õnnelikuks, ma olen üksinda välja jalutama. Mul on muidugi projekt, ma olen ka Slava Ukraini, eks mul on see hommikuti projekt Grand Hyatt Hong Kong. Grand Hyatt kuulub, osaliselt börsil ka, aga 90% kuulub ikkagi veel sellele ühe, enne olid Kiievi juudid, praegu on Ameerika juudid. Nii et mul on see asi, et ma ei korja nagu taarata, kui ma näen mõnda taarat ja ma võtan nagu üles ja mul on mõte, et ma viskan hästi sisse. Võtan riskantsemat ETF-i, sektori ETF. Ja kui mingi hetkel tuleb see üks öö seal ära, siis saab mindud. Aga olgu, aitab.